Jah, kasut. Oi! Oi vitt! Võib juhtuda, et oled sattunud mu kanalile ja ei tea minust väga palju, nii et las ma tutvustan sulle ennast. Aastal 2021 saades 30 olen ma võtnud fookusesse enda tervise. Sel aastal olen lubanud, et ma ei tarbi alkoholi, asusin korrektselt toituma ja kuniks jõusalid lahti olid, käisin 5 korda nädalas ka trenni tegemas. Järgnev video algab, kui oleme saanud teada, et meie bubble'is olev isik on saanud positiivse tulemuse ja oleme olnud 4 päeva isolatsioonis. Etteruttavalt mainin ka juba ära, et kiire reageerimise korral õnneks meie nakatumisperioodil kontakti teistega pole sattunud. No, tere. Kuule, meil selline asi, et me oleme siin kenasti nüüd kodus istunud. Minul on kõik okei, aga Martil eile õhtul lõi selline palavik ülesse. Ja sest sina oled võib-olla nüüd vaktsiiniga kaitstud, sul äkki ei hakka. Ja ma arvan küll, see mul ei ole midagi häda. Maitsemeeled on olemas. Koroona. Peale tahad ka musi või? Vähemalt sai on sama maitsega. Sul ei pruugigi ju maitse ära kaduda, kes ütles? Samas mul lahe, ma saaks teha selle Onion Challenge uuesti. Always look on the bright side of life. Marti magab. Mina just pesin nõud ära. Ma ei tea, kas mind on kustu üldse. Aga nüüd on aeg Marti üles äratada. Võiki. Teil on 12. Mis ma pidin käetisklust tegema? Mis ma käetisklust tegema? Testile lähed? Oh, jah. Enne veel, kui mul nüüd siin siis kõik maitsemeeled, lõhnameeled ära kaovad, tahtsin ma saada mingisugust elamust. Pöördusin Instagrami poole, palusin teil vahvatel toredatel inimestel saata mulle mingid toredaid kohti, mis on underrated. Ja hea meelega tegelikult tahakski igas vlogis nüüd võtta ette. Tuua siis öelda Marti plus Liina vlogili. Võib-olla, et nagu food review tagasi, aga minu näol. Siis võtan endale, võtsin endale väikse. Ja kus me selle võtsimegi nüüd siis? Balti jaamas. Võtsin esimese ampsu ära, võtsin klaasnuudleid. Maitse on olemas niisugune hammustab vastu veel. Mul on võssikas. Kuidas sul on, Liina? Liinat ei näita, aga me näitame need siin. Liinal on spring rolls, ma varastan sult. Maitseme neid siis. Kümps. Parimad spring rollsid, mis ma varem siiamaani saanud olen. No. I really enjoy them. See salat, niisugune tugev 7. Need spring rollsid 12. Kui sa ainult seda chickenit seal peal hindad? See chickenit hindan. Kui ta oleks riisiga, ta oleks heaven. Aga igati väärt jällegi elamust. Ma siiralt loodan, et mul ei kao maitsemeeled ära. Ma mõtlen siis ega. Ja kui te mõtlete, et teile koroonat ei tule, siis teile ei tule ka koroonat. Liina ütles siin. On kätte jõudnud aeg, kui Liina teeb sööki. Aga mina valmistan sööki asjadest siis, mis ma kodust leian, sest et meie ei lähe mitte kusagile. Kohe panen riisi käima. Varsti Marti teeb taste testi meil, aga kuidas sa ennast tunned? Kaua mul see nokkis oli? Üle 3 tunni. 3 tunni oli nokkis. Surve tunne peas on nagu tegelikult on jumala õige. Sellises olukorras ma oleks jäänud koju küll ja haigena. Aga mõtlen, kui palju asju ma olen kunagi lihtsalt teinud sellepärast, et on vaja ära teha ja ma ei ole endale puhkust andnud isegi, kui ma olen nagu haige. Lõpuks tulid minu juurde. Ta magas su juures kaisus reaalselt, mida sa ajad? Toidutest in 3, 2, 1. Lõhna tundsin, kui tehti. Kas mul on nüüd maitse veel alles või mul kaob ära? Ma oleks nagu nii kindel, et mul on see koron. Kuigi ma pole midagi vastu seda saanud. Ma olen su kindel, et sul on. Mul väga hea on, tegelikult tahaks. Teen poodi äkki või? Teen võiks peo ka. Jah, kasut. Oi! Ongi positiivne! Ma ei tea, ma arvasin päev otsa, aga ma olen millegipärast ülimalt üllatunud. Me suutsime aasta aega sellest hoiduda, aga thank God, et ma vaktsiini sain enne, sest et ma riskigrupp. Sul peaks olema nüüd natuke lihtsam, aga... Te olite ühed ettevaatlikumad inimesed nagu kogu minu sõpruskonnast iganes. Te liikub kodust väljagi ju. Sa oled safe. Sa oled igati safe. Tulemas tõlgendas kerget sümptomit, et helistama perearstile ütle, et COVID-19 on positiivne. Igal juhul tänase päeva lõpuks arvutimänge ma ei suuda mängida. Üks asi, mis ma tõesti avastasin, mis mulle tõsiselt väga nagu praegust hetkel naudin, tal on see rusuvuse raskuse juures on see, et värske õhki, sellepärast ma olengi siin akna juures kõrval soojalt riides.
ja hingan seda värsket õhku sisse. Oh, this feels good. Siit esimene koroonapäev lõpeb. I feel really shit though. Kaunist hommikut. Täna ärkasin üles ja siis nagu tundega, et tahaks roopi panna, sest et peavalu on nii suur. Ma võrdleks seda peavalu enda pohmaka peavaludega. Seetõttu ma ka olen otsustanud aasta 2021 teha alkoholi vabalt, aga tundub, et nendest pohmaka peavaludest ma see aasta ei pääsenud. Võtsin peavaluruhu alla. Mis kell üldsegi on? Ma ärkasin esimesena kell 6 üles, siis ma ei tundnud nii hullusti. Paar minutit tagasi üles ärkasin, siis mul oli küll niisugune tunne, et nüüd võiks küll minna otse. Helistame perearstile ja vaatame, mis ta räägib meile. Nii, nüüd püsti tulles. Ma esimest korda tunnen, mis tunne on ilmselt Tiinal, sest ta räägib, kuidas tal on raske hingata, et mul hakkavad känevikselt nähud tekkima, kus mul on niisugune nagu mingi see paneb ka fentoliini, nii et püsti seista on tükk aega mingi kammima hakkab korralikult. Lõhnataju on veel olemas. Ja halloo. Teile koroonaviiruse testimise kõnekeskusest. Teie koroonaviiruse testi tulemus on positiivne. Haiglaravi vajab 692 patsienti. Tead, ma loodan siiralt, et mul pole mingit haiglaravi vaja. Ma ei tea, kas ma olen jällegi kaadris. Ma olen vist jõudnud sellesse faasi, kus mu keha on valmis väljutama kõiki neid baktereid ja vaikselt hakkab mingi niisugune rõve köha tekkima siin sellest kõigest, mis meil siin on. Lihtsalt tahaks magada, aga und ei ole. Siis ma lihtsalt siin olengi, vaatan YouTube'i järjest, kõik YouTube on läbi vaadatud. Rõve pohmakas on, aga pohmaka puhul sa tead, et homme on see nagu üle läinud. Aga nagu ma tean, et tõesti lootsin, et see aasta ma ei pea lihtsalt tundma seda rõvedat pohmaka tunnet. Vaikselt hakkab nagu, kui ma nüüd nagu kirjeldan natukene, mis mul sees veel toimub ka, siis ma tunnen nagu siit nagu kõditab. Nagu siit hingetoru või nagu see. Ja kui ma hingan sisse, siis ongi nagu niisugune nagu mingi nagu kõditab natukene nagu niisugune. That's life for you, my friends. Life sucks sometimes. Fingers crossed, et ei lähe hullemaks. Palun. Ma ei jaksa tegeleda sellega. Kui see kõik algas siin nagu, eile oli on ju, täna on teine päev on ju. Eile oli all fun and games, ma olin mingi best content ever. Nüüd on nagu lihtsalt sitt olla. Mul on lihtsalt valu, nagu valgus, nagu silmad reageerivad nii rõvedalt valgusele. Ma olin knocked out täiesti hetkel. Nagu selles mõttes, et see on veel viimane hetk bearable. Et nagu, natuke kannataksin veel hullema versiooni välja, aga nagu I get it, ma ei kujuta, vanematel inimestel on väga siis ilmselt nagu, ma olen fairly vana ka juba too. Ei ole. Värkisin üles, mul oli nagu mingi, mul on lihtsalt nagu, ma tunnen nagu siin põskkoopast valu, kui ma hingan sisse, igalt poolt nagu alt on valus. Loodan, et ei pea seda kunagi läbi olema. Viiruse analüüsi tulemus. Taaskord 23, oh my god, mul on vastus olemas.